Siin on käkikeerajate nädala ringvaade. Elu saladus on ausus ja õiglus. Meie oskame mõlemaid edukalt teeselda. Sel nädalal Eurotsooni lagunemise paralleelid Itaalias ja Eestis. Tähtsad tegelased pälvivad kauneid aumärke. Venelased teevad Eestile tõhusat reklaami ja riigikaitsejuhtidele ja lõbusatele mereväelastele esitatakse rumalaid süüdistusi. Hakkame pihta. Majandusteadlane Nouriel Roubini avaldas ajalehes Financial Times artikli, kus ta avaldas arvamust, et võlgades sipleval Itaalial ei jää oma võlakriisi lahendamiseks muud üle, kui lahkuda Eurotsoonist ja võtta jälle kasutusele liirid. See omakorda aitaks kaasa Eurotsooni lagunemisele. Eestlasi huvitab muidugi kõige rohkem see, mis saab sel juhul kolmandikust Eesti riigi eelarvest, mille pantis meie geniaalse peaministri Ansipi valitsuse geniaalne rahandusminister Jürgen Ligi pankroti ääres vaakuvate euroliitlaste päästmiseks. Nagu enne Riigikogu valimisi kuulsime, oli Eurotsooniga liitumine Ansipi ja reformikate suur saavutus. See aitaski neil saada valimistel 17% valijate häältest, mis on meie partokraatlikus vabariigis tohutu valimisvõit. Itaalia küll erineb tunduvalt Eestist oma tugeva tööstussektori poolest, sest seal toodetakse kõrge kvaliteedilisi moekaupu, mööblit ja autosid. Ega meil ju sääraseid kuulsaid kaubamärke nagu Ferrari, Gucci või Armani ei ole. Itaalial on aga ka palju sarnasusi Eesti partokraatliku vabariigiga. Nii hästi Eestis kui Itaalias saavad võimueliidi liikmed ärikatelt tänutäheks soodsate seaduste ja otsuste tegemise eest kopsakaid hüvitisi. Itaalia eeskujul on ka Eesti võimueliit loonud rohkearvuliselt riigiameteid. Ega riigiametnike vägi midagi kasulikku ei tooda, aga see aitab rasket võimukoormat kandval võimueliidil paigutada tasuvatesse ametisse oma vähem andekaid sugulasi ja sõpru ning leida omale sobivaid kaaslasi väsitavateks maailmareisideks. Mõlemas riigis on võimupoliitikat kehtestanud endale kõrgete, järjest tõusvate palkade ja hüvitiste süsteemi. Itaalia kulutab küll 2 miljardit aastas poliitikutel luksusautode peale, millega Eesti ei saa võistelda, aga Itaalia on ka palju suurem ja ega meilgi pole vaja häbeneda oma võimupoliitikutele luksusautode pärast. Kumbki riik ei raiska ülearu palju raha lihtrahvale mõeldud haiglate, koolide, laste mänguväljakute ja ühistranspordi peale või isegi tänavaaukude parandamiseks. Huvitav on ka see, et samuti nagu eestlased põgenevad massiliselt Eestist, on hakanud ka Itaalia noored lahkuma, et leida paremaid võimalusi Suurbritannias, USAs, Austraalias ja mujal. Selles suhtes on aga Eesti olukord tublisti parem. Itaaliasse naaseb lahkujate asemel ainult piiratud arv töökäsi Aafrikast. Aga Eestist põgenejaid on kerge asendada üle idapiiri voorivate venelastega. Eesti käkikeeramise institutsiooni looja ja hing Mart Laar oli väga ettenägelik. Ta põlistas juba Eesti taasiseseisvumise algul kõik Stalini poolt Eestisse asutatud venelased Eesti alalisteks elanikeks ja seega tulevasteks kodanikeks. Põgenevate eestlaste asendamise üle pole meil seetõttu vaja muretseda. Nüüd tunnevad ka üle idapiiri voorivad uustulnukad end siin koduselt ja ega polegi enam kaugel päev, kui nad Eesti valitsemise üle võtavad. Varem soovitas Eesti käkikeerajate liit hakata tulevikus kasutama tuugrikut, mis on Mongoolia rahaühik. Nüüd näib aga, et kui euro päris põhja läheb ja Itaalia võtab uuesti kasutusele liirid, võib Eesti jälle sujuvalt üle minna rublamajandusele. Taas iseseisvunud Eesti on suutnud viimase 20 aasta jooksul välja arendada kõrge autasustamise kultuuri.
Kõik meie presidendid on jaganud mitmesuguseid ordeneid ja riste paljudele tähtsatele inimestele, et nood saaksid presidendi pingviinide pallil läikivate aumärkidega oma piduriietust ilustada. Arnold Rüütel, kes on ise pälvinud Lenini ordeni, autasustas ohtralt ka neid alluvaid, kes aitasid tal karjääriredelil tõusta ja edu saavutada. Eriti suuremeelne oli see, et ta oma presidendi ameti lõpuaastal tunnustas ka peaaegu kõiki oma kunagisi kommunistliku partei kaasvõitlejad ja kaastöölisi nende märkimisväärsete teenete eest Eesti Vabariigile. Eestis välja arenenud autasustamise kõrgkultuur on suutnud ka muuta mujal maailmas kehtivat tava, et autasusid annavad ülemused alluvatele. Säärane tülikas tava piirab autasustamise võimalusi ja teeb üleliia raskeks kõige tähtsamatel tegelastel küllalt paljude aumärkide saamise. Eriti tülikas on see mundrit kandvatele riigikaitsjatele, kel on vaja oma mundrit aasta läbi aumärgilintidega ilustada. Selleks ongi Eestis kehtestatud kord, et ka alluvad saavad oma ülemustele medaleid annetada. See oli ülev moment, kui kolonelleitnant Lumiste hiljuti autasutas oma ülemust kindral Laaneotsa Kaitseliidu Valge Risti esimese klassi teenete märgiga. Võib loota, et tänutäheks autasustab kindral Laaneots tulevikus ka kolonelleitnant Lumistet. Selline tore uusus aitab kõikidel tublidel mundrikandjatel küllalt medaleid saada, ilma et nad peaksid neid teenima lahingutandril oma eluga riskeerides. Varem on nende alluvad annetanud Kaitseliidu Valge Risti esimese klassi teenete märgi muuhulgas ka Lennart Nikolajev Merile, Arnold Rüütlile, admiral Kõutsile, kindral Kertile ja eelmise kaitseministrile Jaak Aaviksoole. Eesti Käkikeerijate Liit soovitab autasustada meie praegust tublit, pehmet ja karvast kaitseministrit 3 Kaitseliidu Valge Risti esimese klassi teenete märgiga. Esimene selle eest, et ta põlistas kõik okupantide poolt Eestisse asustatud venelased alalisteks elanikeks ja aitas luua venelastest koosneva 5. kolonni, mis aitab kahtlemata ära hoida arusaamatusi, kui venelased hakkavad valitsust üle võtma. Teine selle eest, et kuigi ta ei suutnud oma korpulentsete kehavormide tõttu läbida kõiki vajalikke katseid lipniku kursusel, saavutas ta siiski lipniku aukraadi. 3. peaks annetama Iisraeli relvatehingu eest, mis tõi jõukust kõikidele tehingu sooritajatele ja lõi suurepärase pretsedenti tulevasteks jõukust loovateks riigikaitsehangeteks. Väikesel riigil nagu Eesti on raske saada mujal maailmas tuntuks. Eestlastel, kes reisivad väljaspool Euroopat, on kurb kuulda, et välismaalased, kellega nad jutule saavad, ei tea Eestist ega eestlastest midagi. Isegi mõnes Euroopa riigis on vaja kohalikele selgitada, mis Eesti üldse on ja kui see selgeks saab, siis kus Eesti asub. Olukord hakkab paranema tänu venelastele, kes esimese Laari valitsuse poolt põlistati Eesti elanikeks ja kes nüüd Eesti passidega reisivad. Näiteks tegi Eestile ja eestlastele palju reklaami Ameerika ajakirjanduses üleilmses küberkuritegevuses kahtlustatav Vladimir Tsatsin ja ta 5 venelastest kaastöölist, kes hiljuti USA Föderaaluurimisbüroo, USA riikliku kaitseagentuuri ja USA prokuratuuri abil Eestis arreteeriti. Eesti kriminaalmenetluse raames on kahtlustus esitatud Vladimirile kuritegeliku ühenduse loomises ning rahapesus. 6 vahistatule on esitatud Ameerika Ühendriikides karmimad süüdistused internetipettuses, pahavara levitamises ja vandenõu organiseerimises. Laiaulatuslik skeem, mille abil varastati umbes $14 miljonit, aitaski Eestit ja eestlasi USA ajakirjanduses tõhusalt tutvustada, sest kõiki asjaosalisi kirjeldati eestlastena. USAs vaevalt kedagi leidub, kes oskab vene ja eesti nimedel vahet teha.
Isegi meie hõimuvennad soomlased kutsuvad Eestist tulnud juveeliäride röövleid ja teisi Soomes vahele jäänud Eestist tulnud venelastest kurjategijad eestlasteks. Ega meilgi pole ilus kedagi venelasteks nimetada, sest okupatsioonipäevil pidi kõiki Eestisse asutatud venelasi eestimaalasteks kutsuma ja 20 aastat iseseisvust ei ole suutnud vana harjumust muuta. Seda nimetust kasutab ka praegune poliitiliselt korrektne Eesti ajakirjandus. Välisministeerium on teatanud, et mullu mõisteti üle kogu maailma erinevates kuritegudest süüdi 248 Eesti kodanikku. Ka nood aitavad Eestit ja eestlasi tutvustada. Kuigi võib arvata, et ka enamus nendest on venelased, samuti nagu Eestis vanglates kinnipeetavad. Selline käkikeerijate vaenlane nagu Jüri Toomepuu on propageerinud vähendada venelaste arvu Eestis selle lihtsa nipiga, et anda vanglates kinnipeetavatele võimalus minna tagasi oma suurele kodumaale. Ta ilmselt võtab ikka veel tõsiselt ajast ja arust läinud põhiseaduse preambulat, mis ütleb, et Eesti riik peab tagama Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Eesti käkikeerajate liit Toomepuuga ei nõustu. Teatavasti põgenevad eestlaselt massiliselt Eestist. Maa tuleb aga täita lastega ja venelased seda teevadki. Pealegi vajuks Eesti mujal maailmas jälle unustuste hõlma, kui Eesti passiga rändavad venelased meil välismaal tõhusat reklaami ei teeks. Meie vapratel ja andekatel riigikaitsejuhtidel pole küll riigi kaitsmise kogemusi, aga see-eest on nad eriti osavad sündmuste ja olukordade varjamiseks, mis võiks neile ebameeldivusi tekitada. Nende osavus on saavutatud ilmselt sellealastes suurte kogemuste põhjal. Tuleb ju ette, et on vaja sooritada riigihankeid, mida tülikad seadussätted ei luba. Juhtub vahest, et lõbusad ja tarmukad mereväelased panevad pidu, tarbivad suurel hulgal vägijooke, nagu vägilastel kombeks, lasevad mõne laeva kai ääres põhja või teevad muid toredaid nalju. Säärastest asjadest pole ilmselt vaja rahval teada ja seepärast ongi neid vaja tülikate ajakirjanike eest varjata. Tavaliselt on võimalik selliseid asju oma teada jätta või nagu öeldakse, kinni mätsida. Kahjuks on ka erandeid. Hiljuti sai ajakirjandus teada, et Kaitseministeeriumis siseaudit leidis Kaitseväes ja Kaitseministeeriumis laiaulatuslikku riigihangete seaduste rikkumisi. Meie suurte kogemustega riigikaitsejuhid oskasid õnneks õieti reageerida. Kaitseväe ülem kindral Laaneots läks kohe peitu ja lasi oma teabeohvitseril teatada, et teda pole võimalik üles leida. Peastaabi ülem kindral Terras keeldus ajakirjanike küsimustele vastamast ja meie tubli pehme ja karvane kaitseminister Mart Laar teatas, et seda asja võetakse täie tõsidusega. Seda kinnitas hilisemas pressiteates ka Terras, kes oli muide seaduste rikkumiste ajal Kaitseministeeriumi kantsler ja seega seaduste rikkumiste eest vastutav. Nüüd on nii hästi Kaitseministeerium kui ka Kaitseväe juhtkond suutnud kõiki seadusrikkumisi nii tõsiselt võtta, et nendest enam midagi kuulda pole ja seega pole ka kellegil vaja vastutada. Üks halvema tagajärjega erand juhtus kahjuks, kui mereväelaeva tasuja komandör, vanem leitnant Vinkel, enda järjekordselt purju jõi. Seekord juhtus see Šotimaal, kui NATO miinitõrjegrupi ülem komandör Guy Terran laeval vastuvõttu korraldas. Teiste diplomaatiliste esindajate kõrval oli sinna kutsutud ka Eesti Suurbritannia suursaadik. Tema lobiseski välja, et Vinkel oli joobuna ebaväärikalt käitunud. Päevalehes kirjutati intsidenti pealkirja all mereväe ohvitser eemaldati teenistusest. See on loodetavasti ennatlik. Mereväe esindaja kapten leitnant Ivo Värk teatas juba, et diplomaatilist konflikti purjus komandör ei tekitanud. Rohkem ta ei kommenteerinud, viidates käimasoleva juurdlusele. Senini on mereväe ja Kaitseväe juhtkond suutnud kinni mätsida palju suuremaid probleeme.
Eesti Käkikeerijate Liit usub, et aastate jooksul omandanud ebameeldivate sündmuste kinnimätsimise kogemused aitavad kas seekord asi jutti ajada ja leitnant Vinkel võib ka tulevikus oma lõbusate mereväe sõprade seltsis lõbusaid pidusid pidada ja samasugust toredat nalja teha.